Tere head televaatajad ja tere tulemast vaatama saadet Teler TV. Tere ka minu poolt. Nagu te teate, on meil saate kõrval ka meie enda internetiportaal teler.tv. Seal saate promoda nii ennast kui enda loomingut ja samamoodi võtta osa erinevatest konkurssidest. Praegu ongi meil käimas 2 konkurssi. Üks on siis Suvesündmus 2009, mille peaauhinnaks on väga vinge videokaamera. Ja teine konkurss on Suvemodell 2009, nii et minge meie kodulehele ja lugege rohkem informatsiooni. Just nimelt. Kohe on aga teie ees meie tänased põnevad lood, nii et jääge meiega. Tänases saates tutvustame teile 2 mõnusat suvetööd. Kui ühte saab teha mugavalt tubastes tingimustes, siis teise töö jaoks on vaja karmi tuult ja suurt mereranda. Esimene suvetöö on selline, mis kindlasti naistele meeldib. Selleks on kõrvarõngaste valmistamine. Ning nende tööl oli niivõrd palju austajaid, et nad otsustasid isegi vanalinna oma poe avada. No läheme uurime, kui raske tööga tegu on. Oleme Tallinnas kesklinna kandis ja läheme külla 2 ehtekunstnikule. Silja, räägi, kas sa oled kunagi endale ehteid teinud? Ise küll ei ole teinud. Aga tahaksid teha? Jah. Äkki meil on täna see võimalus? Äkki on. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Aga millest selline idee üldse tuli kõrvarõngaid ja muid ehteid teha? No kõigepealt oli endale vaja, eks, ja siis oli sõbrannadele vaja ja niimoodi siis hakkasid tegema, et kuna ma ei tea, Kadri, sul on tõenäoliselt sama asi, et ega naistele pole kunagi liiga palju ehtid, eks ole? no jah, ja selliseid asju, mida nagu enda maitse järgi tahad, poest ei leidnud ja siis hakkasidki tegema. Aga sa teed ikkagi mitte niimoodi, et sa pead tegema, vaid sul on nagu tuju teha ja siis sa teed neid asju. Just teeb korraga kohe palju. Ja nii, kuidas nagu see inspiratsioon peale tuleb. Teeme jälle November. Jah, seda sa võid rullida näiteks. Need tükid peaksid tulema enam-vähem ühe suurused. Aga kas sa muidu tahaksid seda põhja rohelist või musta või lilla? Põhi võiks must olla, ma arvan. Ma teen selle põhja ära, siis on lihtsalt lihtsam sul. Pärast sa saaksid neid peale siia panna. Aga kui neid ehteid nüüd siia koguneb, et mis nendest edasi saab? No me loodame, et nad leiavad omaniku. Ja tavaliselt iga asi ikkagi leiab omaniku, ükskõik kui kaua ta kuskil kas nüüd riiuli peal seisab või meil kuskil kodus karbis seisab, et... Aga see leiab omaniku siis nii-öelda tuttavate sõprade näol või on seda täiesti võõrastel inimestel ka võimalik osta? Kuna me nüüd tegime selle väikse poe Väike-Karja tänavale, et siis on nagu võõrastel vähe lihtsam ligipääs. Et ennem oli, me käisime erinevatel turgudel, moeturud ja noorte disainerite turud nii-öelda. Et siis seal said nii võõrad kui omad kui... Ma vaatan, et siin laua peal on enamuses sellised kõrvarõngad ja need näevad välja sellised, et need on naistele mõeldud. Kas meestele mingisuguseid ehteid ka olete kunagi teinud? No, nendega läheb natuke raske. Et sellest ma olen teinud kingituseks küll spetsiaalselt, ma tean kellele ma teen ja kuidas ma teen, aga muidu neid, jah, minu ikkagist arvamus on, et Eesti mees väga palju selliseid erilisi ehteid ei kanna. No, see sõltub ehtest ka. Jah, et on need sellised nii-öelda surfi või need helmestest ehteid, aga muidu peab täitsa tegema seda uurimustööd oma tuttavate seas, et milliseid nad tahaks üldse. Ja siis saaks edasi teha. Kas te näiteks poest ka ehteid ostate? Ma mõtlen näiteks, kui poes juhtute käima ja näete mingisugused ilgelt lahe kõrvarõngas või midagi, või lähete pigem koju ja sellest inspireerituna teete midagi samasugust endale? Mina ikkagist arvan, et igal inimesel on oma stiil. Sa ei suuda teha teise asja järgi nii, et ta jääks ilus, efektne. Sest mina ostan hästi palju ka teiste kunstnike tööd, mis mulle ikka meeldib. Ma ei osta niimoodi hunnikutes, sest nad on ikkagist väärt asjad, aga ma väga armastan ka teiste kunstnike tööd, nii et kellel on teine nägu, teine stiil. Kaua see seal ahjus küpsema peab? Ta on 20-30 minutit. Ta oleneb sellest paksusest, need on suhteliselt paksud asjad. No need pallid on muidugi veel rohkem, et ta tegelikult mingil hetkel hakkab eritama sellist lõhna. Nagu küpsetamisega. Et siis ka teab, et on enam valmis.
Sa rääkisid enne ka, et teil on vanalinnas väike pood olemas, et millest see idee tekkis, et selline pood teha? No, pood on selles suhtes hea, et inimesed saavad tulla koha peale ja vaatama. Et ma olen käinud pubides niimoodi müümas ja siis on inimesed võtavad karbist asjad välja ja siis umbes lobivad mööda lauda laiali ja siis neile ei meeldigi pärast midagi. Lõhuvad jälle ära ka midagi? Jah, lõhuvad jälle äragi. Ja teistpidi jälle, et ma proovisin internetis müüa vahepeal. Aga see on nii, et see on käsitöö ja inimesed ei näe, mis see on, nad ei saa katsuda ja see on hoopis teine. Et tulevad poodi nagu, et pildi peal oli hoopis teistsugune. Et saad proovida ja et kuidas see sul tegelikult sobib. Et tegelikult tehe on nii palju personaalne asi, et sa peadki vaatama, et kas ta sulle kujult sobib, värvilt sobib, suurused, kõik selline asi. Et karpi seisma ei jääks. Just. Aga mis teil endale teie töö juures kõige rohkem meeldib? Vaheldusrikkus. Vaata, kui sa uusi materjale saad, siis sa teed kogu aeg uusi asju, aga me just niimoodi kordustoodangut nagu väga ei teegi. Kas seda võiks pidada naisterahva jaoks üheks ideaalseks ametiks hobiks? Kui sul hästi välja tuleb, siis küll, jah. Aga kas te ise õpetate ka näiteks, kui keegi näiteks tahaks õppida? See on selline vetruv riiul meil. Jah. Ikka õpetame. Kadri on Piltimise töötubasid on mina teinud. Ahah. Kuna minul ennem sellist kohta, kus ma nagu saaksin teha ja kutsuda ka inimesi või väikseid gruppe, et ei olnud, et siis ma ei teinud. Aga praegu meil siin on küll plaanis ikkagi nagu ühe osana võtta ka need töötoad. Et siia väike grupp mahub. Aga ma mõtlen, teil on selline mõnus tööpäev, et nagu kindlalt ülemustel ei ole ja siis saate oma vahel planeerida, kumb tööle tuleb. Et selles mõttes, et kas selle töö juures on ka nagu raskusi? Kui sulle näiteks laupäev ja pühapäev tahaksid hoopis maale sõita, aga mõtled, et kui see koht on tehtud, juba pole mõtet uksi kinni hoida, kuigi sul on see võimalus, et siis ikkagist sa valid selle, et sa tuled siia ja kohtad oma klientidega. Et nad natukene jahtudes ka veel tahta, aga põhimõtteliselt... Kerkima nad vist ei pea. Kerkima nad õnneks jah, et muidu need augud kerkiks ka kinni siit. Nojah, kõrval on ka augud ju. Panete siia pealt. Need augud tuleb enne ära teha muidu pärast. Ennem tuleb ära teha jah, et vot selline klambrikene. Nii armas. Saad seda enda patsi juures kasutada. Nii, just. Aga teeme kõrvalangad ka valmis. Okei, vaatame. Kadri näitab siin, mismoodi neid teha. Nii armas. Ja ongi uued kõrvalangad. Suur aitäh. Nii ja soojad ka veel. Ma panen need kõrva. Jaa. Kuidas tundub? Need on väga mõnusad. Selles, et vaata, see on nii peenike, et ta nagu, ja ta on kerge, et ta nagu ei tõmba kõrva alla, vaata. Suur aitäh teile! Väga tore! Aga me siis soovimegi teile kõik head, ma arvan, ja palju jõudu ja palju materjali. Ja ideid ikka jätkuks. Jaa, et sellest puudust ei tuleks. Aga vist ei tule? Ei, siiamaani ei ole tulnud, jah. Elu inspireerib nii palju, et... No räägi, Silja, kuidas sulle see töö tundus? Ma arvan, et see on väga vahva töö ja seda on tegelikult väga huvitav teha. Mis sa arvad, mis selle töö juures kõige raskem on? No võib-olla see, et sa samas, kui neil on juba nüüd pood, et siis ei ole lihtsalt niimoodi, et kas teeks või ei teeks, et nüüd nad peavad nagu kogu aeg seda tegema, et võib-olla natuke sunniviisiliselt ei ole seda nii hea teha. Okei. No siis on juba ju, kui neil on juba oma pood, siis on tunne, et see on ju sarnane juba pagarijäriga ju, et sa teed Tallinnast ühe koogi valmis, paned ahju ja paadki müüki. Eks ta niimoodi tuleb, jah? No võt, igatahes meie järgmine lugu on aga hoopis teisest killast. Me läheme külla lohesurfi instruktorile. Kõigest täpsemalt aga peale väikest pausi. Jääge meiega!